Minu nimi on Maigi Varusk. Mina olen Martin Pent. Mina olen Anna-Liisa Blaubrück. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ja tänases saates võtame kokku õppeaasta, nii et haara kohvitass ja mõnusat kuulamist. No tšau Martin, tšau Anna-Liisa ja tšau Alla. Tere, Maigi. Tere. Tere. Ühesõnaga, meid on siin täna väga palju ja me lõpetame õpetajate toa hooaja, siis seekord sellise tandemiga, nii-öelda tandemsaatega. Ja me mõtlesime, et me arutame läbi õpetajate lehes olnud küsimused, kuhu on vastanud siis eeldatavasti õpetajad, võib-olla ka lihtsalt haridushuvilised ja vaatame, et võib-olla me siit jõuame mõne punktini, mida võib-olla minister, kui kuulab seda saadet, saab muuta. Keegi soovib täiendada. Jah, nii et alustame küsimuste ringiga. Ma küsin teie käest, kallid kolleegid. Kas pooldate koolikohustuse tõstmist 18. eluaastani? Vastused on ei, see ei lahenda probleemi, jah, see aitab tagada keskhariduse, kutsehariduse omandamise. Martin. No keeruline, aga ma pigem ütleksin ei, aga ma ei oska lõpuni põhjendada ka, et ma võib-olla kuulaksin sinna teiste targemate nägemusi esmalt nagu midagi kommenteerin juurde. Kuna ma olen ringis järgmine, siis ma saan olla järgmine tark. Et mina olen selle poolt, aga mitte sellega, et 18 nii, sest praegu on 17 aastat ja 6 kuud. Et see ei muuda, see ei lahenda mitte midagi. Ma olen nõus üldhariduse kehtestamisega. Selles mõttes kohustuslik üldkeskharidus kõigile koos kutsega, kellele vaja, kellele ilma, aga see 18 kohustuslik on minu jaoks natukene mõttetu probleemi lahendus. Minu arvates on nii, et ma kunagi tegelikult ausalt öeldes selle peale väga mõtlenud. Sellepärast, et minu jaoks on nagu keskharidus olnud siuke elementaarne, et sa lähedki nõnda. Et sa ongi 12 klassi lõpetad ära ja siis vaatad edasi. Aga tegelikult see ju sõltub ka. Mõni õpilane vajab seda 3 lisaõppeaastat, et küpseda oma ideid, oma huve struktureerida või leida see, mis teda huvitab. Aga mõnel juhul juba on kohe teada, et temast saab pagar või kokk ja läheb peale 9. Aga kas just nüüd kehtestada üldkehtiv reegel? Ei ütle ja. Aga kui see reegel nagu kehtestada, siis peab keegi seda kontrollima. Just. No lisaks see ja et nad saavad 18 ju suvalisel aasta ajal kuul keset 11. klassi või teist kutseaastat. Ja et ta tänapäeval ei lõpeta ju 18-aastane keskkooli, et üldjuhul nad on juba 19 ja 11. klassis nad käivad ju juba sõidutundides, nagu te teate. Ühesõnaga jah või ei? Martin, kas sa nüüd mõtlesid ümber või? Või tekkis sul seisukoht? Ma ei tea, ma ei mõelnud ümber, aga üks lisaklausel, kui ma eks oli seal ju see ka, et see ei ole tingimata ainult see number, vaid et see on kuni selle mingi astme nagu lõpuni. Et see nagu, mina ei tea, kas see nagu midagi aitab või leevendab, aga no mina ei tea, ühtepidi räägime, et kõik sellised, ma ei tea, kõrgelt või kaugelt peale seatud kohustused on nagu valed, ei tohi inimesi sundida nüüd järsku, eks ole, et sa pead olema 18 aastane koolis, et ma ei tea, mingi vastuolu on minu jaoks siin sees, et aga ma jäängi selle kõhklevale seisukohale, mul ei ole muud lisada midagi. Et me soovime täpsustusi ühesõnaga. Jah, elukestev õpe. Martin, mis sinu küsimus on? Mis sa küsida tahad? No ma küsin näiteks selle, mis mul siin ees on. Kes peaks otsustama väikese maakooli saatuse üle? Kas see on kohalik kogukond, kohalik võim, regionaalarengu eksperdid, riigivõim või siis õpetajad? Mina siis arvan, et kas riigivõim või regionaalarengu eksperdid, sellepärast, et raha tuleb ju sealt. See on ju poliitiline otsus, kas riik jookseb tühjaks või ei jookse. Olen siin kohal Anna-Liisega absoluutselt nõus, et kui me anname õpetajatele või kohalikule võimule otsustada, siis see on see väga emotsionaalne otsus ja see tagab ju tegelikult sinu võimul olekut, sinu hääli, eks ole, järgmisel kohaliku omavalitsuse valimisel. Et jah,
no mina vaatan, ma näen siin lihtsalt, Martin istub minu kõrval, et siin enamus on vastanud kohalik kogukond. Aga minu arust hästi huvitav vastus on, õpetaja saaks üldse valida, et kas kool säilib või säilib. Muidugi töökoht säilib ju. õpetajate diktatuur. Jah, et nagu see on täiesti vabandust ajuvaba, et kui õpetaja saaks valida, muidugi ma valiks 3 õpilasega klassi, kus ma saan ikkagist sama palka, kuulge, halloo. No aga vaata, kui sa saaksid praegu ka palka õpilaste arvu järgi, siis ju oleks kindel, et kõik käiks 18 aastat koolis vähemalt. No ja Anna-Liisa, ära reeda õpetaja saladusi. Jah. Aga Martin, mis sa ise ütled? Ei, mina ei näe põhjust siin nagu vastu vajal, et ma saan aru, ma olen ise ka näinud, et need võivad olla väga sellised valusad otsused, aga samal ajal et mina tõesti nendest valiksin need regionaalarengu eksperdid, isegi kui ma mingis mõttes nagu tajun seda nende inimeste valu, kellelt see kohalik kool ära nagu võetakse või kaob, aga sellegipoolest. Minul vaatan, et teie usk riiki on nagu väike, et mina mõtlesin selle vastusega hoopis seda, et see on riiklik otsus, et maapiirkondades elu säiliks, peavad koolid säilima. Mitte niipidi, et kui riik otsustab, siis pannaksegi kinni. Mul oli nagu hoopis vastupidine. Ei, mina mõtlesin, et riik peab kõik kinni, kuule, come on. Ei, uskuge oma riiki. Anna-Liisa. Minul on küsimus, mida teete, kui keegi räägib teile oma vaimse tervise probleemidest? Kuulan ära. Oota nüüd. Kuulan ta ära ja püüan teda toetada. Teine variant. Soovitan tal pöörduda perearsti poole. Kolmas. Tunnen end ebakindlalt ega oska midagi teha. Ma kindlasti kuulaks ära. Ja siis, kui ma tean, kuhu suunata, siis ma julgeks seda ka öelda. Aga kui ma ikka ei tea, kuhu pöörduda, siis ma ka rumalat nõu ei jagaks. Aga üldjuhul võib-olla koolis, kus oleks minu kolleeg, siis ma saadaks ta meie tugispetsialisti juurde. Ma ei tea, kas perearst oleks olnud mu esimene valik. Et Vaigi, mis sina teeks? Ma ei tea, mis see oli, kuulan ära lihtsalt. Kuulan ära ja püüan toetada, soovin pöörduda perearsti poole, tunnen end ebakindlalt ega oska ma arvan, midagi mul on teha. kõik 3 nagu korraga. Kas see on ka võimalik? Sõltub probleemist, on ju. Et kui keegi tuleb oma mingi suitsiidi mõtetega, siis mul on küll nagu tunnen ennast ebakindlalt veits. Aga sa jätaks ikka kuskile märgi maha? Jaa, no jah, aga no kuidas nagu sel hetkel ma ei oskaks, ma arvan, reageerida. Ma tunneks ennast võib-olla nagu pauhti ebamugavalt. Nii et ma olen seal kuskil kõik vastused kokku. No mul kõlab see suure komplimendina, kui keegi usaldaks mind nii palju, et sellised mured endale ära räägiks, aga no kuulaks nagu ära küll. Ma sellepärast üldse muretse küll, kedagi ikka leiab või pähe turgatab, nagu kelle käest siis nagu edasi nõu küsida, aga umbes nii-öelda, et hakkab oma nii-öelda Kõnnid minema. Just hakkab oma muredest rääkis, et kuule, ma ei saa täna, et ma lähen nii-öelda praegu. Pole minu pädevuse valdkond. Nojah, see jätaks kuidagi väga halva meki sugu minu. Aga ma arvan, õpetaja ei teeks ka nii. Mis te arvate? Ma arvan, vast enamus inimesi äkki ei teeks nii. Nõus, et õpetajas on sees mingi selline väike abistamisvajadus, kui ka ei ole nagu otseselt, et mina saan aidata, siis vähemalt nagu aitaks leida lahendust. Kindlasti, jah. Õpetaja ei ole päris pohhuist nii-öelda. Enamasti. Jätad selle sõna sisse? Jah, ikka. Mina valisin siukse küsimuse, et kui palju peaks vanem meister õpetaja palka õpetaja miinimumpalgast rohkem saama siis? Vastuse variandid on 30-50%, 15-30% või 50-100%. Mis see kõige rohkem vastatud on? No arva ära. 50, 30-50. Just, 43%. Siis 104 vastajat 241. Nii, ma kõik, kes on nüüd poliitikas, 50% võiks olla kõrgem palk meisterõpetajale. Räägib meisterõpetaja? Ei, aga tegelikult ei. Ma nagu arvan, et see peab olema väga määratletud kuidagi, et kui kauaks või mis ajaks või no sama kaua, kui sul meisterõpetaja on. No 5 aastat just. Siis või? Jah. Et kui sa uuesti uuendad seda, miks sul ei ole jälle õigust jätkata? No 50% on liiga palju, andke andeks ikkagist. Ei, muidugi mulle meeldiks saada 50%. 200. Aga ei, ma arvan, et see võiks olla kuskil 10. Aga sa viimases õpetajate lehe artiklis kirjutasid ka, et meisterõpetajaid on vähe. Ja miks see nii on?
no aga kuule, kujuta ette, kui kõik saaksid 50% rohkem palka. aga see motiveeriks tegema seda ju. aga siis ei ole sellel enam üldse mingit mõtet, mingi suve. kuskilt see raha ka tulema. aga mina mõtlen hoopis, et kui sul on nagu ütleme selline erivajadustega laste väike klass, kellega sa 24/7 möllad, ütleme, sul on veel seal poolkoormus klassijuhatajat juurde, kuna sa oma portfooliot tegid näiteks, et saada meisterõpetaja palk. Ja ma ei usu, et see, kes seal väikeklassi õpetajana eripedagoogilisi võtteid päevad läbi kasutab, ei vääriks seda 50% kõrgemat palka. Sa küsid minu käest, kuna ma seda portfooliot tegin? Sa ei ole väikeklassi õpetaja, eripedagoog. Ma räägin sulle sellest, et kus tema võtaks selle ressursi, et seda teha. Tead, ma kirjutasin ka ja ma olen öelnud, kas see on ikka päris mahukas asi, et nagu kas eestlane ütleb huvitav. No väga väljakutseid pakkuv. Ilusad sünonüümid. See tammsaarelik pingutus oli see nii-öelda, et jah, täpselt õige. Martin, kui palju sina annaks raha meisterõpetajale ja vanemõpetajale? Ma natukene peas heetas ja ma jääks sinna kuhugile veerand ja kolmandiku vahele. Ma ei oska seda sobib mulle. Maigi võtab kõik. Okei, lähme raha juurest, lähme sellise poliitilisema teema juurde, mis on ka seotud rahaga. Mis takistab eestikeelsele õppele üleminekut kõige rohkem? Esiteks, muukeelsete suhtumine, teiseks, õpetajate puudus, kolmandaks, liigne kiirustamine ja neljandaks, sõda Ukrainas. Oota, takistab või? Jah. Aha, okei. Minu vastus ei pruugi võib-olla meeldida, aga ma siiski nendest valiksin see, mida on ka vist kõige rohkem vastatud, et see inimeste endi suhtumine lõppkokkuvõttes. See, kas on kuskil sõda või kuskil kiirustatakse või et on õpetajad puudud. Et need on ka vist ilmselt olulised, aga nad ei ole selles mõttes nagu määravad, ma arvan. Mina arvan, et kõik välja arvatud kiirustamise on õiged variandid, sellepärast, et kiirustamisest me ei saa rääkida, kui asi on kestnud 30 aastat. Siin kohal olen ma väga nõus, et tõepoolest see ju protsess käivitus väga ammu, aga mina ütleks, et nagu selles suhtes õpetajaid ju on, aga just need kakskeelsed õpetajaid, kes suudavad üle minna, eesmärk, ma arvan, ei ole ka see, et me lähme eestikeelsele õppele üle ja kõik venekeelsed õpetajad laseme nüüd lahti. Et see ei ole ju, ja oleme ausad, 30 aasta jooksul on olnud võimalust ja aega sul tegelikult selle keele omandamisega tegeleda, kui sa soovid olla riigitööl. Jah, täpselt. C1 on see nõue, nii et kõik, kes kuulavad, koolijuhid Ida-Virumaal, Ida-Virumaal, siis meil on siin Frau Vinitšenko, kes räägib kahte keelt. Kas sa oled mõelnud selle suurepärase pakkumise peale? Absoluutselt, seal makstakse suurt raha ka. 1,5 korda vist. Jaa, aga pere ei ole nõus. Okay. Ma äkki nopin siin ühe sellise, mis äkki ka lööb vererõhu kõrgemast kellegi. Küsimus on väga lihtne. Kuidas leevendada õpetajate nappust? Ja kuulakem variante. Suurendada ülikoolides õpetaja koolituse vastuvõttu. Õpetada õpilased iseseisvalt õppima. Suurendada noored kooli vastuvõttu. Värvata rohkem inimesi asendusõpetajateks. Arendada veebipõhist õpetamist või õpetada õpetaja haridusega välismaalastele eesti keel selgeks. Palju erinevaid ja pikki variante. Mina pean esimene olema, mul on ots meelest ära läinud, aga ma ei tundnud ühegagi ära, et jah, see on õige. Selles mõttes, et kui me teaks, kuidas õpetajate puudust praegu leevendada, siis arvatavasti me ei istuks siin, vaid oleks juba kuskil palmi all ja puhkaks selle hea idee eest. Et ma ei tea ausalt. Mina ütleks, et see on nagu mitme osaga vastus, et tõepoolest, et ka vastuvõtt, aga samas ma tean seda, et ajalooõpetajate vastuvõtt on, tähendab, sinna ei ole nii palju huvilisi, kui oleks vajadust niikuinii, et see ongi see, et mis on see tõmbenumber, millega sa siis meelitad seda noore ajalooõpetajaks, no rääkimata siin veel matemaatikud, füüsikud, eks ole. Kindlasti see keeleõppe ka, meil on omajagu, ma olen tegelenud möödunud suvel, tegelesin veel siia siis ajutise kaitse saajatega, Ukrainast on saabunud väga palju eriala spetsialistega õpetajaid nende hulgas. Mõni töötab abiõpetajana just nendes koolides, kus on Ukraina lapsed klassides, aga tegelikult neil on ju võimed ja pädevused olemas, mis puudub, on keel.
noored kooliprogramm, Maigi, mis sa arvad? Ma ei ütle midagi Noored kooli programmi kohta, aga mina arvan, et õpetaja nappust ei saa mingite ühtede asjadega, nagu Annaliis ütles, et teda ei kõnetanud nagu miski. Nagu seal ei ole nagu mingit ühte asja, mis selle probleemi nagu lahendab. Me oleme sellest rääkinud ja mina arvan ka seda, et see on ka see, kuidas me endast nagu klassi ees mulje jätame. Kui ma lähen sinna klassi ette, nagu kogu ohkan ja issand, mul on need tööd parandamata, mul on nii palju, õpetaja saab nii vähe raha, miks me siin oleme, kus teie, miks teie Aga tõstame siis ameti prestiiži või? Jah, või jah, noh selles suhtes, aga see tegelikult ma ei ütle, et kõik nüüd nii teevad, ma arvan, et see ongi see õpilase kogemus õpetamisega loob nagu selle, et seda siin ei olnud, aga ma arvan, Aga palk? Mina olen öelnud, mina ei arva, et palk lahendab seda. Aga Audiga oleks hea tööle tulla ju. A8-ga muidugi. Nii, mina tunnistan, et olen Anna-Liisaga nõus, et just kui osade nende variantide peale vaadata, nad on isegi kuidagi naljakad natukene. Et minu meelest see tõesti see koer on kuidagi kuhugi nagu hoopis mujale maetud ja sealhulgas ka see palga küsimus ei ole minu meelest mingisugune määrav, et kuidagi see selline nõudmiste ja nagu ajasuhe on minu meelest kuidagi nagu pigem kuskil seal see nagu võti peidus, et kuniks see ei muutu, ei ole näha, et ta ei muutu, siis ma arvan, et mitte ükski neist ei anna mitte midagi sellele otseselt juurde. Nii on. Kas kavatsete osaleda 2023. aastal õpetajate täiendkoolitusel? Kindlasti kui võimalik. Ei, kavatsen lahkuda õpetajatöölt. Ei, puudub vajadus. Ei, pole aega ega raha. Ikka osaleks. Kui teema kõnetaks, muidugi, siis leiad ka raha ja selle aja. Siin ma tooks välja see täiendkoolitus, ma just korraldan saksa keele õpetajate seltsiga Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsi, 3 päevast konverentsi Leedu, Läti, Eesti õpetajad. Ja teate, mis on kõige suurem probleem? Ma tahaks panustada ja me tahaks teha väga lahedat konverentsi. Mida ei ole? Osalejaid? Ei. Esinejaid. Raha ei ole, et esinejaid kutsuda. Et noh, nagu muidugi me kutsume ja me küsime, palju see maksab ja nii edasi, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on ka see, et pakkuda seda, mis ütlesid alla, et see, mis sind kõnetaks, selleks on vaja nagu... Aga kas teil on ka osalustasu? Ja on ja kõik ööbimised ja asjad, aga lihtsalt nagu, et see osalustasu ei läheks ka nagu lakke. Et siin on mõned läbirääkimised, et tahaks nagu siuksed ikka nimesi või selliseid nagu huvitavaid ettekandeid, et selle jaoks on nagu ei taha ju ka kutsuda kedagi, kuule, tule tee tasuta või muidugi jah. Aga väga paljud on harjunud ju nii. Mina näiteks korraldasin sügisel ühte siin ajalooõpetajate seltsi Tartu piirkonna üritus, siis tegelikult on see, et kui ma küsin raha, siis öeldakse, aga pöördu äkki selle inimese poole, ta teeb seda niisama. Aga see on miks õige peaks tasuta tööd? Ma nagu eeldan, et mina ei tee tasuta tööd, siis ka see inimene ei tee tasuta tööd. Lihtsalt, et tuli kuidagi see sisse, aga ma plaanin kindlasti osaleda mõnel täiendkoolitusel. Ja, meil on suvekool ajalooõpsidel ja siis otsustasin minna ajalooõpetajate poolt korraldatud Islandi reisile. No see, nii Martin, kas sa kavatsed konna lahkama minna kuhugi? Pole sellist koolitust veel seni täheldanud. Vulkaani uurima. Vaadates neid variante, siis nagu lõpuni ei samastuks nagu ühega, aga nii nagu teie ütlesite, et kui tõesti midagi nagu head tuleb, siis küll ikka vast leiab need nii aja kui ka ressursi, aga lihtsalt, et nagu välistada üldse kõik endaks või lihtsalt kapata muudki ainult ühelt koolitusele, siis ma ei tea, need ei ole ka head variandid, aga nagu mingisugune üks või kas või 2 asja mingisuguse aasta peale, see tundub selline mõistlik piirmäär minule vähemasti. No meeldiv kuulata siin noori kolleege, kes on nii innustunud, mina ütleks küll ei. Päriselt nagu ei, ma ei viitsi, ausalt. Ma olen nagu, olen ju käinud üksjagu ja nüüd, kuna ma lõpetan just seda kraadiõpet ka, siis ma ei viitsi. Ma reaalselt tahaks nüüd natuke aega nagu olla. Ja samas ma mõtlen, et tihtipeale need, mis on nagu need, millest te räägite ju spetsiifiliselt erialasest täiendkoolitusest, aga enamus aega me ju saame ikkagi neid täiendkoolitusi tasuta ja millel on ka ette nähtud aeg, mis on üldtoetavad ja mina enam ei jaksa seda. Ma ei jaksa seda enam kuulata.
ma olen nõus, et see üldtoetav on nagu jah, juba ennast nagu, kui kohvi ei saa, siis ma ei viitsi üldse minna. Mina tahaks ikkagi sooja taldriku pealt nagu see bufee lauda, et mis asja nagu. Või kui see koolitus äkki oleks näiteks Islandile, saaks tasuta minna. Kõlab hästi. Kõlab hästi. No ma lepiks ka Lõuna-Prantsusmaaga, selles mõttes nagu kui nagu ei saa Islandile, ma alles käisin ka, aga nagu Lõuna-Prantsusmaa sobib ka täitsasti. Ajalugu iga nurga peal. Aga siit tuleme kohe selle minu viimase küsimuse juurde, et mis vähendab töörõõmu kõige rohkem, mis viib nagu töörõõmu ära. Esimene variant on liiga suur koormus, teine liiga väike palk, kolmas ebaõiglus ja vähene tunnustus, järgmine on halvad suhted ja viimane halb töökorraldus. Enne kui ma vastan, mida kõige rohkem on vastatud internetis? Liiga suur töökoormus. Ma panen nüüd kokku liiga suur töökoormus ja väike palk sinna juurde, pluss siis, mis oli halvad... Ei tohtinud ju vinguda klassi ees. Mis viib töörõõmu alla või? Ma arvan, et minu jaoks on pigem see koormus nagu see, et kui sa oled selle võtnud, siis nagu ela sellega. Aga kui see koormus on maigi kõikuv, gümnaasiumis, kui sul on kursuste... Ma elan sellega, ma olen sellega arvestanud, ma tean. See on nii raske. No jah, aga elu ongi raske. Vahepeal on sul 14 tundi, siis on 28 tundi. No jaa, aga siis sa oled selle võtnud ise. Kutsuks tööinspektorit 28 peale. Ei no aasta peale vaata ta jaguneb, et kuidas need korsused. Okei. Ühesõnaga, ma arvan, et see kõige rohkem võtab töörõõmu ära see suhted või kuidas see... Ebaõiglus või halvad suhted? Ja, või halb töökorraldus? Vaat see on väga põnev, et eraldi on veel halb töökorraldus, see tähendab, et arvatavasti on korraldamata. Jah. No ühesõnaga, need asjad on minu jaoks tähtsamad kui see koormus ja palk. Okei. Mina esiteks olen seda meelt, et see töörõõm kui selline on üks kuidagi ülehinnatud nagu fenomen. Et no ma ei tea, või mis see nagu see lõppeesmärk on, et konstantselt kõikvõimalikes mingisugust rahulolu küsitlust kõik nii-öelda torgivad need mingi 10 ja siis on nagu maailm on nagu valmis saanud sellega. Või no ma ei tea, ma väga ei usu sellesse, aga teiseks, kui ma vaatan neid variante, siis ma olen nõus ka, et nagu liialt viriseda tegelikult see ennast ei tasu ära, aga ma nendest nopiksin midagi, mida ma ise elus kogenud ei ole, aga ma arvan, et need, ma ei tea, halvad suhted või mingid halvad kolleegide vahelised suhted võivad ilmselt rolli mängida küll, aga nagu öeldud, mind on seni niimoodi õnnistatud, et ma ei ole sellist asja kogenudki enda meelest. Ja ma natuke olen Martiniga praegu nõus selles osas, et ma arvan ka, et õpetaja või üldse, ükskõik mis töötaja, see, kui õnnelik ma olen tööd tehes, ei ole nagu õpetaja ametis küsimus ja ka teistes inimestega töötavates ametites küsimus on selles, et see laps oleks nagu rahul ja õnnelik. Sellepärast, et mille jaoks ma tööl käin, sellepärast, et ma oleks ise õnnelik ja toetatud ja hoitud või? Ei, ma käin ju tööst sellepärast, et need lapsed oleksid õnnelikud, hoitud ja toetatud. Et vahepeal mul ongi tunne, et kuidagi koolist on loodud selline sotsiaaltoe asutus töötajatele, mitte õpilastele. Et mul on nagu aeg-ajalt tekib see tunne mõne õpetaja seda kiunu kuulates. Aga see selleks. Aga ma olen nõus Martiniga selle halbade suhete osas, et tegelikult igasuguse jama elad sa üle oma töökoormus, oma palgaga, oma tingimustega, kui sul on see toetav kolleeg kõrval, kelle õla peal korraks ära vinguda ja siis edasi minna, et sa seal klassi ees ei vinguks. Ja õpetajate toas ei tohiks olla vingupesa. Sinna ta vinguandur panna. Hea mõte. Alla, mis ise ütled? Mina ise ütlen, et ebaõiglus ja halvad suhted ja kindlasti ka ma ei tea, see halb töökorraldus ma mugandaks, ise ütleks korraldamata töökorraldus. Nõus. Ühesõnaga, jah. Aga kes peaks korraldama? Nagu selles mõttes, et kui mina oma tundi annan, kes saab seda korraldada, mis mul seal toimub? Või sa mõtled mingeid selliseid koolikorralduslikku jah. Et kui sa pead asendama näiteks? Ei, mitte just seda, vaid kuidas info liigub, kuidas on see struktuur välja kujunenud, kes on see inimene, kelle poole sa pöördud, kui on kord käest ära, et sa tead, kes on mingi valdkonna eest vastutav isik.
Et kui sul on vaja aulat broneerida, sa tead, kelle poole sa pöördud, kui sul on õppekäigule vaja minna, et sa tead, mis pabereid on vaja vormistada. Ma ei kujuta ette, kui on sul töökavade, aastaplaanide mingisuguseid küsimusi lahtrite täitmisega, et sa teaks, kelle poole pöörduda, kes oskab sind suunata. Ma mõtlesin seda. Ordnung, must sain. Kord. Aga päris huvitavad küsimused, olete te nõus? Jaa. No siin oli veel B-võõrkeele kohta küsimusi, aga seda teemat me ei puuduta, sest siis ma võtan kõik eetriaja endale. Õppige kõik saksa keelt. Mul on üks veel. Nii, palun. Väga hea. Võtame selle. Algus on 2022 aasta oli 3 punkti. Ma jätan teile nüüd hetkeks mõtlemisaja, mis ta oli, aga siin on vastuse variandid. Koormav ja kurnav. Enim vastuseid. Järgmine. Meeldiv ja töine ja asine. 3. Innustav ja teguderohke. 4. Tühi töö ja aja raiskamine. Oota, keegi on vastanud tühi töö ja aja raiskamine. Ma arvan päris mitu. 22 inimest. Oh my god, kirjutage meile. Väga tegus, minul on küll väga tegus on, sest mul oli paar kuud tagasi see mahaistumise aeg ja viskasime korra arendusjuhiga pilgu peale, mis ma siin olen teinud ja enda üllatusekski oli seda väga palju. Ma ei ole märkanud, nagu ma ei ole kunagi toimetanud ja tunde andnud ja õppekäikudel käinud selle eesmärgiga, et mingi linnukesi saada, aga lõpuks see hulk, mis ma välja oskasin tuua, oli väga suur. Mulle meeldib ka see sõna asine, mis siin on, et ma selle valiksingi tegelikult. Mina ka. Ma valis ka asine. Ma isegi, ma valiks vist selle esimese, aga see ei ole üldse tööga seotud, sest mul on ikkagi see õpingute pärast koormav ja kurnav olnud, sest ma tunnen, et ma olen väsinud esimest korda viimase 10 aasta jooksul ja teist korda kogu karjääri jooksul ma tunnen, et ma olen väsinud. Aga see ei ole üldse nagu seotud tööga. Aga me lõpetame selle õppeaasta nii-öelda siis 2 küsimusega. Esimene küsimus, mis ma teilt, kallid kolleegid, küsiksin on, et mida sa õppisid selle õppeaastal siis nii-öelda enda kohta õpetajana või inimesena? Miks enda kohta peab olema? Ja miks õpetajana? Nii palju piiranguid. Üks ei välista teist. Okei, mis sa õppisid siis? Ma võin enda kohta ka vastata, kuigi see on selles mõttes selline suhteliselt igav stampvastus, aga see on mingil määral tõene ka. Ma nii-öelda pisut õppisin oma selliseid piire kompama, aga selline võib-olla hoopis suurem ja minu jaoks huvitavam asi, mis võib-olla nüüd natukene valgub siin nagu teemast kõrval, aga kui rääkida kõigest sellisest, ütleme sellisest temaatikast, mida mina oma ainetundis ka pean natukene käsitlema, ennekõike geograafia tundides, siis minu meelest see küsimus on minu jaoks küll tõstatunud, et mis on see võib-olla tänase päeva kõige olulisem ja suurem selline nagu probleem või kriis, millest nii-öelda peaks rääkima. Ma toon selle näite, et see selline defineeriv jama või häda, mis nagu minu meelest sellise raamistiku seab, on just nimelt see kliimakriis. Aga minu meelest üha enam ju vaikselt hakkab nagu selguma, et ka see demograafiline kriis ei ole ammugi mingi naljaasi. Ehk siis nii-öelda, et mis on see kõige olulisem häda või probleem, mida peaks nagu adresseerima nooremale põlvkondale, kas see, et nii-öelda kliima muutub või see, et aastakümnete pärast meil ei ole enam inimesi ja tuleb see hall tsunami, kus kõik on vanad ja ei ole noori ja selle tõttu kannatab samamoodi kõik majandus, ma ei tea, heaolu, kõik. Kandideeri. Ma ei tea, ja nii, meil oli siin nagu lõbus saade. Aga see on reaalsus. Ei, see on jumala hea. Ma kuulasin praegu nüüd suu lahti. Ei, aga see on ju jälle praegu väga poliitiliselt aktuaalne ju. Ega mind ei huvita see poliitiline pool, mind huvitab nagu sellisest realistlikust vaatest, et missugune see tulevik võiks olla või mis on see suurim häda tuleviku osas. Sa tead, mis see on, mis need tagajärjed on. Kes see teab tulevikku ette, meil on 1 aastatki võimatu ette ennustada täpselt, aga ometi, et mis on see nagu sihiseadet, mida peaks rõhutama kõige rohkem? Mulle tundub inimeseõpetuse õpetajana, et Martin, ma tunnen siin väikest sellist 30ndate kriisi tulekul.
võimalik. et hakkad nagu muretsema maailma ja tuleviku pärast, väga minu arust armas. noored muretsevad ka maailma ja tuleviku peale. Kliimaärevus. Jah. ja Kliimaärevus, mingi selle kohta osa töid muidugi, tehtud. aga nii nagu ikka kaalutletult väga võimas. Ei, ma olen täiega lahe oli, Martin. Ma ei oskagi nüüd midagi siia otsa öelda. Ei, ma oskan küll. Ma küsisin mehe käest kodus, mis ma see aasta õppisin. Ta ütles, et palun ütle seda, et ma õppisin, tähendab mina siis Anna-Liisa õppisin seda, et finantsasjadest tuleb kuulata oma mehe sõna. Vau. usaldada. Jah, ei, selles mõttes, Kas ma õppisin, et alluda? tuleb kuulata, aga siis sa lisasid selle tingimuse enda kohta. Ja nüüd ma saan aru, et enda kohta ma õppisin seda, et ma ikka ei kuula. Kuigi ma tean, et peaks. Ja õpetajana ma õppisin hoopis seda, et järsku ma peaks teda õpetama, et miks ma ei kuula. Jah. Mina õppisin seda, et koostööks ei saa inimesi sundida. Et sul võib olla plaan paigas, visioon, koostöö mitme osapoolte vahel. Sul võib ka kokkuleppe olla, aga kui inimene ei soovi ja ei taha, siis ta võib iga hetk sellest taganeda ja koostööst ei tule mitte midagi välja. Ja sul, no mis sa survestad, ei ole mitte midagi. Et koostööd ei saa sundida. See ei ole mõeldud kiusliku küsimusena, aga ometi ma pean ära küsima, et kas sa taipasid seda nagu alles sellel aastal või? Jaa! Okay, 3. aasta. Martin, millal sina siis taipasid? et ei ole võimalik Jah. koostööd peale suruda. Ma arvan, et äkki kuskil algkoolis äkki või? Okei. Ei no, olgem ausad. Ei noh, jah, võib-olla mis levelil koostöö on, jah. Okei, ma vastan ise ka, et mina õppisin enda kohta seda, et ma olen täiesti mandunud. Et mu saksa keele tase on piinlik ja ma pean midagi ette võtma. Maigi on liiga kriitiline. Ei ole, see kütte. Mina saan su saksa keelest aru, kõik on hästi. Jah. Ma soovitan sulle värskenduseks näiteks võtta mingi väike koormus juurde kuskil ülikooli juures, õpetades noori saksa keele õpetajaid või midagi muud sellist hunt kriimsilma värki. Veel midagi või Allu? Väga hea. Okei, ja viimane küsimus, millega me lõpetame, et mida sa mäletad sellest õppeaastast? See ei pea olema kooliga seotud asi, see võib olla üldse haridusega seotud asi, mõni väljaütlemine, mõni seik kuskilt. Ma annan hetkeks sõnajärje üle, sest ma pean hetke mõtlema. Väga armas muidugi ja mina tulistan kohe, et mina mäletan sellist mõnusat reede õhtut Tartu linnas, kus ma arvan, et nii paljudegi jaoks ootamatule ametikohale jõudnud noorhärra istus koos oma tööandjaga õhtuses veinibaaris ja tegi postitusi ühe siis väga kõrge riigiameti kohta, unustades teksti lisada ja pannes ainult pildid. See oli minu arust täitsa siuke vahva näide sellest, kuidas Eesti riik toimib. Anna-Liisa, meil pidi usku asjasse olema. Jah, positiivselt. Oma riiki tuli uskuda. Oma riiki tuli Ma riiki usungi, ma ei usu lihtsalt sellistesse protsessidesse, mis seal riigis vahel toimuvad. Maigi, sinu mälestus? Minu mälestus sellest õppeaastast, oh my god. Mul on ka aega vaja, ma olen nagu Martin praegu, ise küsin. Ma lootsin, et sa vastad ära. Ma võin ära vastata. Ja, palun. Midagi meenust tegelikult, et kui üldse siis ütleme, kuna ma siin viimase õppeaasta olen pidanud tegelema erinevate inimeste kirjutatud erinevate tekstidega, siis mind jäi ikkagi saatma see mõte, et ka nii-öelda väga pikaajalised lugupeetud oma ala eksperdid, mis puudutavad nii-öelda kasvatust ja haridust kõige üldises mõttes. Mulle tundub, et nad on paljuski suhteliselt, ma ei tea, kas lootusetult tülis, aga need on nii-öelda maailmavaatelised erinevused on tegelikult kardinaalsed ja seetõttu nii-öelda võta üks ja viska teist nopp ise mingisugune nii-öelda selline suund, mis sulle meeldib teadmisega, et mingit objektiivset tõde ei ole ega vist ei saa tulema ka. Jällegi veits keeruliseks läks, aga see jäi mulle meelde, see selline üldine teadmatus ja koolkondade vaheline kisklemine. Mul tuli meelde, mis mul tegelikult meelde jäi, see on väljaspool kooli seinu, aga mulle jäi kuidagi meelde see, et ma vaatasin elukaaslasega Plektrumi saadet kodus, kus oli Grete Arro. Ja seal tuli välja, mulle väga meeldis see erinevus, see kui on haridusega seotud inimene ja see, kes nagu on ka natuke seotud, ehk mu elukaaslane umbes näeb, et kui turris sa millelgi oled, on ja siis me vaatame diivani peal seda ja siis ta mingi hetk ütleb, et
kas ta ise ka aru saab, mis ta räägib? Et seda ma mäletan, vot. Väga huvitav mälestus. Minu mälestus tuleb see ilus eelgene aeg, kui see sügis tuleb ja kool ja õpetajate päev ja me Maigiga andsime Postimehele intervjuud, see oli väga tore. See on hea mälestus kuidagi. Hea õhkkond oli ja ma ise ka ei teadvustanud endale, et seda ametit saab nii palju nautida, kui me seal rääkisime. Aga võib-olla siin on ka see õpetajate järelkasvu nagu see pisik peidus või kuidas seda nagu nakatada, seda uut noort põlvkonda õpetajaks saama, et kui rohkem õpetajad räägivad enda tööst selle innustusega, ise ka avastavad, issand, kui tore on. Just. Et see arvatavasti nakatab rohkem kui see hädaldamine. Nii et ilusat õppeaasta lõppu soovin mina ja et kirjutage meile, kes te kuulate meid, õpetajad või õpilased või muidu haridussõbrad. Või õpetajaametid kaaluvad noored. Jah, et meil on kirjutatud kusjuures, et läksin õpetajaks, et väga tore. Et kirjutage, mis teile õppeaastast meelde jäi. Ilusat suve! Aitäh! Aitäh kutsumast ja kõike kaunist kõigile!